Tere õhtust kõigile kirjandusklubi huvilistele, soovin head kevade algust ja kevade alguse puhul on meile pakkuda väiksed joogid, need on kuuldavasti kasemahlad, aga ma ei ole veendunud, et nad on, aga loeme, et nad ikkagi on. Siis on, tähendab, teed, kohvi on võimalik võtta ja täna on meil siis väga meeldiv kuulata professor Rein Veidemanni, võib-olla mõne sõna professor Rein Veidemannist, me kõik teame teda. Ta on töötanud pikka aega Tartu Ülikoolis, on olnud Eesti kirjanduse õppetooli juhataja ja praegusel hetkel on pikka aega Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudi korraline professor. Kirjutisi ja esseesid on väga palju ilmunud, viimane raamat, mida me siin täna ka vaatame ja käsitleme, on siis 101 Eesti kirjandusteost, see on siin rahvaraamat meile lahkelt andnud selle välja odavdatud hinnaga ja samuti tänasel üritusel osalejatele on siis rahvaraamatu poolt välja jagada terve rida neid 10%-lisi kuponge, öeldes siis Pärnumaantee rahvaraamatukogus Vanalinna kirjandusklubis on nagu parool, siis saab osta suvalisi raamatuid, mis teile huvi pakub päris soodsalt. Ja see koostöö rahvaraamatuga siis meid meeldivalt jätkub. Päevakord oleks meil selline, et professor Rein Veidemann lühidalt räägiks ja peaks oma loengu, siis on meil küsimused, sõnavõtud, diskussioon ja lõpuks siis me sööstame ja võtame autogramme, siit võib neid raamatuid siis kaasa võtta, see on meeldiv juhus ja võimalus saada kirjanikult autogramm. Vanalinna kirjandusklubi eesmärk või ülesanne on koondada kõiki vabasi inimesi, vabasi kodanikke, kes on huvitatud, et Eesti kirjandus jääks ja säiliks, tutvustada seda oma peredes, iseennast arendada ja samuti ka kutsuda huvitavaid inimesi, kirjanikke siia rohkem arutelule ja rohkem kokku. Siis peale loengut on meil alati traditsioon, et on üks viktoriini küsimus kuulajatele. See viktoriini küsimus on siis kirjanduse vallast ja on ka oma vägagi suurt niisugust kriminaalset tähendust, et see õieti vastab nende vahele, nendele jagatakse siis niisugune sümboolne preemia. Et sinu poolt kõik, palun. Aitäh! Tere õhtust! Mul on suur au ja